28. juunil aastal 1914 kõlas Sarajevos lask, mis muutis maailma. Serbia salajase organisatsiooni liige Gavrilo Princip tappis Austria-Ungari troonipärija Franz Ferdinandi ja tema abikaasa. See polnud pelgalt üksik terroriakt. See oli sümbol, mis süütas Euroopa pingete tünni. Austria-Ungari keisririik tundis end ohustatuna ja süüdistas Serbiat. Viinis peeti nõu, kas karistada väikest riiki või riskida suure sõjaga. Hirm Vene sekkumise ees sundis tegutsema kiiresti. 28. juulil kuulutati Serbiale sõda. Selle otsusega astus Euroopa ajaloos uude ajajärku. Liidud ja lubadused tõmbasid kaasa terve mandri. Saksamaa toetas Austriat. Venemaa asus Serbia kaitsele ja peagi oli sõda üle Euroopa. Eestis, Vene keisririigi äärealal, tundus see algul kauge, kuid juba suve lõpus hakati koguma mehi sõjaväkke. Sõda, mis puhkes Balkani mägedes, jõudis Peipsi äärde. Sõda paisus üle Euroopa nagu tulekahju, mida keegi enam ei suutnud kustutada. Saksamaa kuulutas sõja Venemaale ja Prantsusmaale, tungides läbi Belgia, mis tõi sõtta ka Suurbritannia. Nii sündis maailmasõda. Konflikt, mis haaras peaaegu kogu mandri. Rindel liikusid miljonid sõdurid, relvad olid võimsamad kui kunagi varem. Lennukid, tankid ja mürsud muutsid lahinguväljad hävituse maastikuks. Eesti oli Vene keisririigi osa ja sõja laienemine tähendas, et meie mehed saadeti rindele, sageli kaugele, Poola ja Ida-Preisimaa lahingutesse. Kodumaal tõusid hinnad, toidupuudus süvenes ja rahvas hakkas tundma, et vana maailm laguneb. Sõja algus purustas illusiooni, et sõda võib olla auväärne. See oli tööstuslik hävitus, mis neelas rahvaid ja riike. Rongid täitusid sõduritega, rahvahulgad lehvitasid ja uskusid kiiret võitu. Prantsusmaal ja Saksamaal valitses sõjavaimustus. Inimesed laulsid, lehvitasid lippe ja uskusid, et jõuludeks ollakse kodus. Ajalehed kirjutasid kangelaslikkusest, plakatid kutsusid mehi rindele. Kuid tegelikkus oli teistsugune. Sõda venis ja muutus veriseks. Eestis koguti mehi Vene armeesse. Paljud olid talupojad, kes polnud kunagi kodust kaugele reisinud. Nad said mundri, relva ja käsu minna sõtta, mida nad ei mõistnud. Mobiliseerimine tõi kaasa hirmu ja segaduse. Pered jäid ilma töötegijatest, põllud jäid harimata. Samal ajal tekkis rahva seas tunne, et midagi suurt on muutumas. Et Vene võim ei ole igavene ja et sõja lõpus võib tulla uus algus. Eesti oli Vene keisririigi osa ja sõda tõi siia mobiliseerimise, toidupuuduse ja rahulolematuse. Paljud mehed saadeti rindele, kus nad võitlesid keisri, mitte oma maa eest. Kodus jäid naised ja lapsed üksi, põllud jäid harimata, linnades tekkisid järjekorrad. Tartu ja Tallinna turud olid tühjad, hinnad tõusid ja rahvas tundis, et sõda on muutnud elu igaveseks. Kuid just need raskused panid idanema mõtte iseseisvast Eestist. Rahvas hakkas tajuma, et Vene keisririik ei suuda enam oma rahvaid koos hoida. Sõja lõpus, kui keisririik lagunes, oli Eesti rahvas valmis tegema sammu, mida varem peeti võimatuks. Kuulutama välja oma riigi. Nii sai sõja algusest, mis tundus kauge ja võõras, algus meie iseseisvusele. 11. novembril 1918 allkirjastati Compiègne'i vaherahu Antandi riikide ja Saksamaa vahel. See lõpetas sõjategevuse, kuid mitte veel sõja. Rahulepinguid sõlmiti aastatel 1919 kuni 1920 ja need muutsid Euroopa kaarti palju.
sõda purustas Vana-Euroopa, kuid sünnitas uusi riike. Miljonid olid langenud, linnad hävinenud, keisririigid kadunud. Kuid varemete keskel sündis midagi uut. Rahvaste soov otsustada ise oma saatuse üle. Eesti rahvas, kes oli näinud sõjakannatusi, hakkas uskuma, et oma riik on võimalik. 1917. aasta revolutsioonid Venemaal lõid segaduse, kuid samas avasid ukse. Eesti rahvuslik liikumine tugevnes ja sõja lõpus oli rahvas valmis iseseisvuseks. Esimene maailmasõda oli meie jaoks valus, kuid see oli ka ärkamise aeg. Aeg, mil eestlased mõistsid, et nende tulevik ei pea sõltuma võõrast keisrist. Sõjatuhast tõusis uus lootus – Eesti riik.